Aitäh! Võttis auto või? Armastangi tema. Alati on tubli mees, ei kedagi ta pelga, ei kummarda ta saksa ees, ei tõmba küürus selga. Luba ma vaatan, kas su silmades on sina või on seal sügise hall. Luba ma vaatan, kas su silmades on sära või on seal pimedus. Poiss on nagu tegi pahanduse, sellepärast ma olengi siin metsas, et ja, ma viisin ta rappa. Ja ma saan aru, aga ma ei saa täna tulla. Ja, davai, tšau. Oho! Maasikas. Olgu istuda alati veel või peitku ennast ootama. Ema, miks sa taevas oled? Sest ma olen su kasuisa kaitseingel ja ma tunnen selle pärast, et su isa on ohus. Kurat, mis minul temast? Tema niigi halb minu vastu. Ja kas siis tema on selles süüdi või hoopis sina oled? No kui ma nüüd järele mõtlema hakkan, siis natuke olen tegelikult jah. Aga mida sa ootad? Sa tead, mida sa pead tegema? Et ma pean ta ära päästma või? Jaa. Kallis elu vanditnes mu juurde lenda üle. Too on seal. Tahan olla ainus sul. Eks isa. Jaans! Kas sul on kõik korras ikka? Ma sain mingit punast marja ja siis see avas mu silmad. Ja nüüd ma tean, mida ma pean siin maailmas tegema. Ja siis mina nägin, et minu peapaen annab mulle võimed. Eks isa ma arvan, et see Mari oli mürgine ja nüüd sa oled nagu pilves, hallutsinatsioone näed. Ole vait, Jaans, ma ei ole pilves. Ja kui sa vait jää, ma panen sinu ka põlema. Ei, sa tundub päris pilves minule. Kurat, poiss, kas sa aru saa? Ma panen kogu selle metsa põlema. Vaata, mis ma leidsin, mingi roheline taim. Lasteaias öeldi, et see teeb kohe terveks. Kas see on ilmalik? Ja, see on vägagi ilmalik. Roheline võrdub ju tervist. Oota, kohe tulen. Ja, tubli. Näed, võtta ta see taim, söö ära. Suur tänu sulle. On ju päris hea. Eks isa, kurat, eks isa. Seisan ja vaatan nii küll. Hingan ja ootan nii küll. Kus? Kurat, kes sina oled? Ma kõnnin halli lõpmata teed, kesknurmi täis valmivad vilja. Ma kõnnin ja kõnnin otsata teed. Sassia. Lapin siia oma 10 ja poiss. Äkki te olete seotud kuidagi omavahel?
Jaans, ma ei mäleta mitte midagi. lõpuks sa jõudsidki tagasi. oota, kaua ma ära olin? sa olid terve päeva ära. appi, ma ei mäleta mitte midagi. ma mäletan ainult seda, me olime kuskil metsas ja siis seda ka rohkem. kuidas sa koju üldse said? no mina tulin niimoodi koju, et ma võtsin su Toyota Corolla ja sõitsin koju. eksi sa? kes see on? ma ise ka ei tea, ta lihtsalt jälitab mind kogu aeg. oo, aga kui ma nüüd mõtlema hakkan, siis vaata, mul on mingi kanister, ma leidsin mingi minu nimega ja siis mul on siin mingi mänguasi ja mingi number ka, et äkki see tähendab midagi. aga kui sa mitte midagi ei mäleta, siis see ongi nagu see müsteerium, vaata, nagu need tädikesed seal kättemaksukontoris lahendavad neid mõrvu. ja lahendame ära selle, see on jumala hea mõte, Jaans. no nii, poisid, me peame selle ära lahendama. igatahes esimene vihje on see, et mul on mingi number 10 taskus, siis on mänguloom ja viimaks õlikanister. ja sina oled minu 4. vihje. ma arvan, et me peame lihtsalt välja mõtlema, et mis sa seal vahepeal tegid. nagu ma ei tea, vaata, see on nagu nii ebaselge, sest ma ei mäleta mitte midagi, mul on 24 tundi kadunud. ainus asi, mida mina tean, on see, et läksid lihtsalt sõid selle taime ära ja panid kohe jooksu. mul hakkab midagi meelde tulema. oota. tegelikult ei tule. eksi sa, vaata, sul on seal peapaela vahel mingi malts. on jah. ja kas sa nägid, sul jalg on ka täitsa verine ju. kuule, ma ei pannudki tähele, et mu jalg verine on. aga kuulete, see on tegelikult päris loogiline ju. davai, räägi. no okei. mina arvan, et see oli niimoodi. ja juhtuski nii, et alguses ma nagu tardusin, kui ma seda taime sõin ja siis järsku ma tundsin, kuidas kogu jõud tuli minusse ja ma panin otse minema ja siis Jaans oli nagu eksi sa, tule tagasi. ja siis aga ma panin ikka edasi, ma jooksin kuskile heinapõllule ja siis seal ma olin nagu see gladiaator Maximus sellest filmist, onju. ja siis sa järsku kukkusid ja kogu põld läks põlema. Jaans, ära sega vahele, see põld ei läinud põlema. igatahes, see lugu läks edasi niimoodi, et... oota, eksi sa. mis asi, Jaans? kurat, mis lõht see on? kuuled või? see on lambakakais ju. kuule, ma isegi kaugelt tunnen seda lõhna, aga see võib tegelikult vägagi loogiline olla, siis ma läksin lihtsalt edasi lambapõllule. ja siis hakkasin nende lammastega karaoket laulma. Jaans, pead sa alati kõik ilus ära rikkuma? tegelikult ma jooksin lihtsalt edasi, siis tee peal oli maha jäetud hoone, kus sees oli õlitünn, ma ütlesin, võtta Toyota Corollale õli ja siis järsku tuli koer välja, see sutkas mulle järele, võttis jalast kinni, ei lasknud järgi, panin ta sinna ukse taha kinni, kuid ei andnud järele ka ja jooksin otse katusele, viskasin õli ees, ise läksin järgi ja siis katusel olles olin ka, ütlesin, et koer, jäta mind rahule, siis ma avastasin, mul on kõik verine. ja siis sa läksid ise põlema. Jaans. ja siis järgmine hetk ma olingi juba linna jõudnud, ootasin bussi ja vaatasin, mine, mis tšikk tuleb. ja siis tuli välja, et ta on hoopis mees. tervist. ei, Jaans, ta oli naine, väga kena naine veel. igatahes siis andis see tšikk mulle numbri ja siis ma vaatasin, et mida värki, seal on 10 ja läksin talle järgi ja küsisin kogu aeg, et noh, tšikk, mis su number on, kui ta ikkagi jooksis mul eest ära, aga mina järele ei andnud, panin kohe otse järgi, siis ta keeras kuskil luka tagant ära ja jõudsime lasteaia juurde ja ma läksin sinna sisse. ma saan enam-vähem kõigest aru, aga see, et miks sina mul kaasas oled, on täielik müsteerium. Sa üritasid lapsehoidjale muljet avaldada ja sa lapsendasid mu. Kuulen kauget häält, mis kutsub mind. vabalt saab vaid loobudes, kui sa hülgad maise pinna ja märkad peagi